Tere, armas kogudus. Jumal pani mulle südame peale, et ma räägiks mõned tunnistused. Et tema au saaks üles tõstetud. See lugu juhtus tantsupeal. Mitte nüüd selle viimasel laulu- ja tantsupeal, vaid mis oli enne koroonat. Üks naine helistas mulle peale tantsupidu, et tead, et mu laps murdis jalaluu 10-aastane seal tantsupeol. Ja et kas sa oleksid kena ja palvetaksid mu eest, minu lapse eest. Ma mõtlesin, Püha Vaim, mis sa ütled? Ja ta ütles, et ütle jah. Mõtlesin okei, ja ütlesin selle naisterahvale jah, et tule siis. Ja ta siis ütles, et ma tulen kohe homme. Ma ütlesin jah, tule siis homme. Ja ukse kell järgmisel päeval ja laps oli süles. Jalaluu oli murtud ja tuli sisse ja see panime selle lapse voodi peale ja naine ütles, kas sa mind ei mäleta? Ma ütlesin, ei mäleta. 20 aastat tagasi sa palvetasid, mul oli vähk nahakasvaja selja peal. Ja ma pole jõudnudki sulle öelda, et Jumal tegi mu terveks, eks see kukkus lihtsalt ära. Ja sellest aastast olen ma jäänud nagu Jumala juurde, kui ma sain päästetud ja kuulsin Jumala suurtest tegudest. Aga Jumal ise kasvatas minu usku ja ma rääkisin ka oma lastele. Ja see kõige väiksem nüüd, et kohe oli näha, et talle oli räägitud, siis ta ütles, et tead, tädi, Jumal teeb mu terveks. Ja kui ma järgmine kord tulen, siis ma tulen oma jala peal sinu tuppa. Siis emme ei too mind süles. Ma ütlesin, okei, aga nii kui ta ütles, ma nägin, et see on tõde. Jumal näitas pilti, et tulebki. Ja siis palvetasime koos emaga selle lapsukese eest ja mida ta andis palvetada ja tuli välja, et kui ta käis arstlikus kontrollis, et oli mingi bakter, mis sööb luid. Et see oleks võinud nagu jätkuda, need luumurrud. Ja Püha Vaim andis palvetada, et Jumal surmaks need bakterid ja see luustik kasvaks ruttu kinni kokku ja olime emaga põlvilisele lapse ees voodi juures. Ja midagi, ema viis sülesta välja, tänasime issandat ja oli jutul lõpp. Ja nädala pärast ema helistab, et kas ma võin teda sulle näidata? Ma tulen näitan sulle teda. No ma ütlesin, tule. Teen ukse lahti, ema jättis nimeta 3. trepiastme peale. Ütles, poja, astu nüüd tädi poole sisse, sa ju lubasid. Ja poja ütles, et kui Jumal tegi minu ema terveks, siis ta tegi ka minu terveks. Ja sellest ajast on tal kõik luud terved. Ja selle asjaga on lõpetatud. See oli esimene tunnistus, et Jumal on kõik võimalik. Ja kui me räägime lastele Jumala sõna, siis see seeme hakkab kasvama. Ja see jäi. Teine tunnistus oli selle samal vanal aastal. Hirmus tormiline aeg, üks tahtis ühte, teist, ma ei tea, mida ära teha. Ja üks naine enne jõule helistas mulle, et mul on nii suured valud, ma olen kõik kohad arsti juurest läbi käinud ja arst ütleb, ma ei leia mingit põhjust. Kõik on terve, vereproovid ja kõik näitajad on head, ma ei saa aru, mis viga on. Aga see on küürus käib ja valu nii suur, et ei suuda. Et külje peal nagu oli valu ja no ma kuulasin selle juttu ära, mõtlesin algus, et ma lähen enne jõule, võtan sealt mõne päevad. Aga siis see aasta lõppu oli ikka jõulueelne oli ka väga tormiline. Ja siis ma mõtlesin, ma lükkan selle uude aastasse, et küll ma siis lähen. Ja istu siis maha, ütlesin, et vanal aastal 3 päeva enne vana aastat, mõtlesin, tead Jumal, ma nüüd istun su ees ja ütle, mida sina tahad, et ma teeksin. Ma enam ei tea, kuhu tormata. Üks tahab ühte teist ja jäin vaikseks ootama ja Jumal ütles, ma tahan, et sa lähed sinna Tartust selle naisega juurde. Ma ütlesin, kus kohe praegust, 3 päeva enne vana aasta. Jaa, kohe praegust. Siuke tunne oli nagu Jumalale. Jumal kartis, et ta jääb nagu hiljaks või. Et midagi kiiret. Olgugi, et ta oli seal 40-aastane naisterahvas.
Ma ütlesin hästi. Helistasin selle naisterahvale, et tead, et ma lubasin küll, et ma tulen uuel aastal, aga Jumal ütles ja kõnetas mind, et ma tuleks enne vanal aastal käiks ära. Sõitsin kohale ja mõtlesin, et ma pole seda inimest elu ilmaski näinud. Ei tea, milline ta välja näeb ja kuidas ma ära tunnen. Pühavaim ütles ära muretse, ma näitan, kes ta on. Nii okei, kõik oli hästi, ta oli siis mulle hotelli toa pannud ja seisis hotelli ukse ees. Ma läksin sinna hotelli, mõtlesin, no vaata, mis nüüd edasi, et kindlasti foajees ootab mind. Aga ta oli väljas, seisis seina ääres. Ja nii kui ma peale vaatasin, pühavaim ütles, see on see naine. Ja tema ütles, et sina olid Ülle. Ma ütlesin, jaa. Ja siis läksime tuppa ja nii, et ma pidin viskama riided ka kiiresti ruttu maha ja istusime ja ma küsisin, milles siis asi on. Ja ta ikka oli täitsa kõveras, see ikka füüsiline valu oli. Ja mina mõtlesin, et pühavaim, millest ma räägin. Ta ütles, kuuluta evangeeliumis on vägi. Ja siis, no tavaliselt on nii, et ma istun, vaatan talle otsa ja siis hakkab tulema see tekst, mida vaja, pühavaim annab. Ja huvitavalt hakkasin talle rääkima avatud ustest meie eludest, kus vaenlane saab sisse tulla. Ta oli täitsa päästmata inimene, ta ei teadnud mitte midagi. Ja ütles, et vau, aga see on minu probleem. Mul ka seal kodus vist need teemonid jalutavad. Et kus nad mõjudu sisse said, et järelikult ma olen ukse lahti teinud. Ja ma ütlesin talle, aga kus sa oled ukse lahti teinud? Mõtle natuke, et kas sa okultismiga tegelenud? Ütles, et jaa. Ja ütles, ma käisin 2 sensitiivi juures ja üks pesi oma jalgu, tahtis ma seda jalavett jooks. Püha Jumal, ma ütlesin, et issand Jumal, mis tehakse. Ma ütlesin, kas sa siis jõid ka seda vett? Ei joonud. Ja ma ütlesin, kas siis pärast läks paremaks? Ei, no vett ta ei joonud, aga see mida kurat inimestega teed, mul läks ihu karvat, mul oli nii, et ma oleks kohe läinud ja virutanud selle. Et see on kohutav, mida tehakse, kuidas inimesi petetakse, aga peale seda ühe juures käis ja teise juures nagu otsis abi, ta ei saanud abi ja valu läks ikka suuremaks ja hullemaks. Ütles niimoodi ja siis ma rääkisin talle Jumalast ja Jumala valikutest ja päästest. Jumala vaim andis seda rääkida. Ja siis ta ütles, ma tahan Jumalaga oma asjad korda teha. Ja siis me parandasime meelt ja palus andeks, et ta on nende sensitiivide okultismiga tegelenud ja pani kõik maha ja kõik see aeg ta nuttis, nii kui me nagu palvetama hakkasime, siis ta ainult nuttis ja pisarad voolasid. Ja ma lasin tal vaikselt nutta, aga ma rääkisin ise, värist tõin kirjakohti ja siis pühavaim ütles, et too talle nüüd kirjakohti, võta piiblist. Et kui sensitiivvirus on käitud, siis usutakse, mida need targad räägivad, nende meelest. Aga näita, et sina ei ole sensitiiv. Ja ma ütlesin talle kohe, et mina ei ole sensitiiv, ma ei tee mingeid rituaali, ma ei pese jalgu ja ei lase seda jalavett ka ju. Et ma ei tee mitte mingist sellist. Ja võitsin piibli lahti ja ma ütlesin, tead, et minul on üks kõikvõimas Jumal ja nüüd on ta sul ka. Ja vaata, siin on kõik kirjas, mida mina teen. Ma ei tee mitte midagi oma peast, ei mõtle välja, et kuidagi sind aidata või juhtida õigele teele. Näitasin kohe Markuse 16, et haiged, kes usuvad, keda ristitakse, see kirjakoht, lugesin talle ette. Need saavad päästetuks ja ajavad kurja vaime, räägivad keeltes ja kui nad mõnd surmajooki joovad, siis ei tee neile mitte kahju. Haigete peale panevad käed ja need saavad terveks. Ma ütlesin, mis siin on kirjutatud? Kes paneb peale? Usklikud. Ja siis ta ütles, siis võtsin Rooma 10:8, et seal, et suusud tunnistus. Et miks just suuga tunnistada? Lugesin selle kirja kohe, lasin tal ka lugeda. Ütlesin, et suuga tunnistad vaimu maailma. Et see suust läheb see vägi, sinu sõna, sinu tunnistus, sinu soov otse Jumala juurde. Sa räägid selle Jumalale välja ja kutsud Jumalat oma ellu. Ja Jumal andis niimoodi järjest neid kirjakohti.
Ja siis lõpuks jõudsime päris palju kirjakohti, ta ütles, et pühavaim ütles, et räägi evangeeliumi, evangeeliumis on vägi. Sõna on Jumal ja see teeb oma töö. Kuna ta oli päästmata ja võttis nüüd Jumala vastu, siis ma rääkisin talle, et nüüd sa pead valima koguduse, et mine Tartusse sinna Toomkirikus. Me seal käisime esialgu ja siis mine vaatad, kuidas sa tunned ennast. Ja kui sa tunned, et see on sinu jaoks õige koht, siis jää sinna. Ja seal kõrval on raamatupood, osta endale piibel ka, sest mul ei olnud talle anda päris piiblit. Ja ta oli sellega nõus ja siis me palvetasime tema tervise eest. Ja ütleb, et siin on valu, siit tuleb valu, seljast tuleb siia ette ja eest taha ja ei tea kuhu. Ja palvetasime ja mõtlesin, et Jumal teeb inimesed terveks. Et me lugesime, et kui sa usud ja siis paned haigete peale käed, siis see toimib. Ja ma mõtlesin, kas ma tohin panna, sest pühavaim näitas kohe, et maksa probleem, et maksas on valud. Aga ometigi proovi näidanud arstidele. Aga enne, kui me hakkasime tervise eest palvetama, tühistasime kõik need nõiateod. Sensitiivi, kõik need sõnad, need loitsud, sest vaimumaailmas on niiviisi, et kui inimesed käivad sensitiivide juures ära, siis tal jääb ikkagi see vaimne side. Tal on see avatud uks ja ma rääkisin sulle sellest avatud uksest, et paneme see avatud uks ka kinni ja et ütleme nendest asjadest lahti. Ja parandas meelt ja siis alles palvetasime tervise eest. Ja Jumal tegi terveks. Valu läks ära ja siis ta tead, mul on tütar ka kodus haige, tal on soolte probleem, kui saab süüa ja siis ei saa jälle süüa ja mingi selline, et kas me palvetaksime minu tütrest ka, ta on 15-aastane. Ma ütlesin, okei, palvetame siis juba koos, nüüd oled sa Jumala laps ja palvetame koos. Ja palvetasime selle tütrekese eest ära ja siis ta oli nii tänulik ja nuttis jälle, hakkas nutma suure lainaga ja ma nägin, kuidas hingevalu ja valu tema seest, ta nuttis selle välja lihtsalt. Ja pärast sai nii rõõmsaks, ütles, ma ei mäletagi, millal ma naersin. Et ma lähen täitsa naeruga nüüd ära siit, et ma üldse ei mäleta, et kuna ma nii rõõmus oli. Ja läks ära ja siis läks nädal aega mööda ja helistas mulle, et kas sa tead, et tütrel on seedimine soolestikuga kõik korras, söök käib läbi. Kõik on korras, et mitte mingeid probleeme ei ole. Tänu Jumalale, meie Jumal on suur. Aga issand, ma palun, et see nõidade värk meie maal vägi saaks murtud Jeesuse nimel, et inimesi enam ei petetaks. Jeesuse nimel ma kuulutan Jumala vaimu üle meie maa ja meeleparandust selles suhtes ka. Jeesuse nimel. Aamen.